Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja järgmisena vaatame seda, kuidas Google'i andmetabelis filtreerida ja sorteerida ja muuta järjekorda ja nii edasi. Et jälle üks selline päris tore viis. Mul on siin üks andmetabel, kus on hulgaliselt erinevaid andmeid ja siin kõrval on ka küsimused, millele siis vastata. Osadele siin juba eelmises videos vastasime ära, aga nüüd siis kuidas panna peale filtrit. Ma valin kõigepealt ära, et ma ütlen talle, et vot see ülemine rida on nüüd see, mille abil siis hakkab siis filtreerimine toimuma. Ja kui ma võtan siit 3 punktikese all rohkem, teil võib-olla on kohe näha, siis siin on näha ka, et loo filter. Ja klõpsates selle peale luuakse mulle filter, mis tähendab, et teil tekib nagu siia, tekivad sellised väiksed kolmnurgad. Ja kui mul näiteks ma tahaksin nüüd võtta ainult näiteks G1 õpilased, siis ma klõpsan selle peale ja ma võin võtta linnukese ära siit G1, G2 ja G3-st, panen OK ja mulle näidatakse ainult siis selle G1 õpilasi. Ja näiteks mõnikord tehaksegi niimoodi, et tahetakse näiteks kõik klassid eraldi tõsta, siis ma võiksin selle siit ilusti välja valida. Nii, võtame siis muuda, kopeeri ja teeme siia alla näiteks uue lehe. Nii, ja võin siia siis panna muuda ja kleebi. Ma panen kleebi teisiti, kleebime ainult väärtused. Siis on selge, et mitte midagi muud kaasa ei tule. Ja mingeid valemeid ega mitte midagi muud. Ja näete, nüüd on mul G1 õpilased nagu eraldi lehele pandud. Võtame nüüd selle filtri. Alati ta näitab ka rohelisena, et siin on nüüd midagi nagu kinni pandud. Valime jälle kõik ära. Nii, vali, OK. Ja niimoodi ma võin ka minna näiteks valida siit välja, näiteks meil oli siin, et kellel on hallid silmad. Ma võiksin ka võtta niimoodi, et võtan siis tühjendan kõik ära, valin siit ainult hall, nii, ja OK. Ja nüüd ma tegelikult saan juba siit ka üle lugeda, kui ma nüüd lohistan üle selle halli, siis ma näen, et 10 õpilasel on hallid silmad, eks ole, filter on peal. Ja filtreerimisel on veel üks tore asi. Et näiteks, kui mul on siin nüüd mitu vastuse varianti, näete, koer ja küülik ja nii edasi, siis mul on võimalik ka filtreerida selle järgi mingi tingimuse alusel. Et näiteks filtreeri tingimuse alusel puudub ja paneme siit näiteks, et tekst sisaldab ja ma panen siia, et tekst sisaldab koer, sellist sõna. Nii. Ja panen OK. Ja näete, mul leitakse üles kõik, kus igal pool, kus on koer. Et mõnikord on vaja panna siis, kui on mitu vastuse varianti näiteks teile ankeedis, siis on vaja seda. Nii ma panen siit jälle puudub. OK. Nii ja tuli kõik tagasi. Ja siis üks tore asi, mida siin siis veel saab, siin saab ka tegelikult järjestada. Et näiteks mul on nüüd öeldud, et järjesta õpilased pikkuse alusel. Siis kui ma lähen jälle siia, siis mul on võimalik, näete, see sortimise alus. A-st Z-ini või Z-ist A-ni. No proovime A-st Z-ini. Nii näete, nüüd on mul kõige lühem õpilane on kõige esimene ja kõige pikem on kõige viimane. Aga kui ma vahetan selle nüüd ära näiteks, et Z-ist A-ni, nüüd on mul kõige pikem, kõige ees ja kõige lühem. Ja kui ma nüüd vaatan, et näiteks mul olekski vaja, et mul see järjekord olekski selline, siis ma jätan nii, aga nüüd ma vaatan järjekorra numbreid siin. Järjekorra numbrid on läinud sassi. Et enam ei ole siin üleval esimene, sest ta muudab ju kõik väärtused ära. Siis kuidas seda nüüd parandada? Ütleme nii, et ma tahangi, et see tabel jääks mul selline. Ma kustutan need järjekorra numbrid siit praegu ära, sest need on nüüd, ei moodusta üldse seda järjekorda. Ja nüüd, kui ma hakkan kirjutama 1, 2, 3, no rohkem ei peagi, tegelikult juba piisab 2. Ja kui ma nüüd valin need 1, 2, 3 ära, siin näete, on tekkinud selline väikene pallikene ja kui ma nüüd lohistan alla, siis ta tunneb ise ära, et sa tahad järjekorra numbreid panna. Ja ongi ilusti mul pandud nüüd siis järjekorra numbrid siia tabelile ka. Nii et need filtreerimised ja sorteerimised on andmeanalüüsis väga vajalikud asjad.